Rahaauk. Pildid Läänemaalt. Esimene peatükk. Kas sa ikka alles kaevad, küsis Liivamäejäit kirikust koju tulles ja maja ees oleva Liivamäe sisse kaevatava augu kaldale astudes. Vanamees istus särgiväel august välja võetud niiskel liival ja popsis piipu. Ta tundis Heide juba sammudest ära ja sellepärast ei arvanud ta tarvilikuks tagasigi vaadata, kui ta ütles. Ega siis kõigil ometi sinu moodi aega laiselda ja logeleda ole. Heit silmitses uurivalt augu sügavust. Vanamees popsutas piipu edasi ja sülitas aeg-ajalt augu põhja. Mis inimene oma lolli peaga kõike ära ei tee, sõnas Heit nagu kurvalt ja mõttes natukese aja pärast. Teised ütlevad juba ammugi, et sa viimasest haigusest saadik poolrumalaks oled jäänud ja nüüd pean viimaks ka mina seda ütlema. Mis tarvis sa näed seda vaeva? Vanamees vaatas Heide poole üles. Mis tarvis ma seda vaeva näen, kordas ta. Aga mis tarvis hakkasid sa tänavu palvetamas käima, nagu poleks sulle sellest veel küll, mis sa kirikus kuuled? Ja vead ka annat enesega ühes. Kas sa sellest kasu saad? Vanamees vaatas ikka veel Heide poole. See vaikis. Kindel usk tõstab mäed paigast. Kui ka minul kindel usk on, siis pole mu vaeva asjata, ütles vanamees. Heit ei vastanud midagi. Natukese aja pärast pööras ta jutu teise asja peale. Parem oleksime võinud õhtupoolikul loole minna. Hein mädaneb juba nädalate kaupa maas, ei saa ega saagi teda üles võtta. Juhtub kuiv ilm, siis katsu, et mõisa saad. Vihmaga pole aga midagi parata. Kirikus tehti täna jällegi palvet suure vihma pärast ja ka palvemajas loeti sellest. Aga vatlas jõuab argipäev kätte, jällegi sajab. Metsa tagant läheb juba suur sõõn. Sedamoodi jääme meie küll nälga. Kartulid mädanevad ju ka ära. Sa aedaldad ka tühja, vastas vanamees. Tänavu võib veel kõike küll saada, ainult kannatust on vaja. Ja kuigi ei saa, mõni asi nüüd. Sügiseks on mul auk valmis ning siis Heit pane 2 jalga seina peale ja söö. Meie ei tunne siis Saks ega Santi. Meie oleme siis Liivamäe vanad. Ja kui... Sample complete. Ready to continue?